Ühesõnaga, ma jagan oma ekraani ja siis näitan, mis meil täna plaanis on. Nii, selline vahva veebiseminar, et esimesena räägib meile Margit Randma, kes on kunstiõpetaja Põltsamaa Ühisgümnaasiumis ja sellest, kuidas tema on kasutanud kunstiõpetuse tunnis VR-seadmeid ja milliste rakendustega ja mida nad siis on õppinud. Ja teisena räägib Kait Kübar, kes on kontseptsioonikunstnik, töötanud erinevates mängu- ja disainistuudiotes ning tema teeb niimoodi vahvalt ettekande, et me täitsa näeme sinna prillidesse sisse, mis ta teeb. Ja kolmandana räägin mina sellest, milliseid VR-rakendusi on ja kust saab nende kohta veel rohkem infot. Ja kuna me natukene siin 10 minutit pudrutasime niisama, siis kohe annakski sõna Margitile ja palun jaga enda ekraani ja lava on sinu. Nii, tere kõigile minu poolt ka. Panin siis sellise väikese asjakese kokku, ma vaatan, et enam-vähem kellast ka üle ei läheks. Mina olen siis Põltsamaa Ühisgümnaasiumi kunstiõpetaja, õpetan hetkel põhikooli astmes siis 6. kuni 9. klassini ja see aasta oli mul ka üks 4. ja üks 5, et sain natuke väiksematega ka katsetada. Olen ise lõpetanud ka TTÜ-s keemia, nii et ma olen ka keemiaõpetajana natuke siin-seal niimoodi olnud ja töötanud. Ja meie koolis siis üle 2 aasta, et mina kindlasti juba üle 2 aasta olen kasutanud neid kunstitundides ja terve kool et ma arvan, mingi 3. aasta või 4. aasta meil läheb. Ja nüüd ma natuke oskaks keemia koha pealt ka kommenteerida, ja füüsikas, et ka need õpetajad meil väga hea meelega neid kasutavad, sest füüsikas saab teha ja keemias, mis on suhteliselt abstraktsed teadused, siis nii-öelda puust ja punaseks need VR-prillid väga-väga hästi toetavad nende ainete õppimist ka. Aga siis kunst. Nii, nagu siin pildi peal on näha, siis neid tunde saab läbi viia ükskõik kus, see eeldab natuke ruumi. Oleme teinud neid siin koolimaja koridorides, foajees, kui aula on vaba, siis seal võimlas. Oleme teinud, et siin ongi üks väike, panin sellise videokatke ka, kus siis on näha, kuidas me võimlas lihtsalt teeme, et kehalised kolisid õue ilusa kevadise ilmaga ja siis saime võimlas teha. Miks see on siis hea? Miks ei saa need kunstiklassis teha selleks, et on natukene rohkem ruumi vaja ja teiseks neid peab natuke eelseadistama, et see päris nii ei ole, et võtan kapist ja hakkan kohe tegema. Nüüd, et me kasutame ka gümnaasiumiastmes, aga mina kasutan siis 2 programmi. Kuidas ma alustasin, oli see, et meie haridustehnoloog tuli ja ütles, et nii, meil on nüüd 14 komplekti prille, tule ja katseta, vaata, mida sina oma tunnis saaksid teha. Ja mina valisingi sealt siis välja 2 tükki, mille meil koolis litsentsid olid olemas, et sai kasutada. Ongi siis Sculptor VR ja Kingspray. Lisaks proovisin ka ühte disaini oma, mis põhikoolile jääb natukene liiga keeruliseks, aga gümnaasiumiaste täitsa saab sellega hakkama. Aga mina hetkel siis gümnaasiumisse kunstitundi ei anna, et meil on gümnaasiumiõpetaja, tema siis nendega katsetab siis seda poolt. Et miks ma siis alustasin, oligi see, et meil haridustehnoloogi poolt tuli siis kutse ja siis ma ise proovisin. Ja need rakendused, mis ma siis välja valisin, on selles suhtes hästi head, et skulptuuri tegemine
Ehk siis kogu see teema, et asi on nüüd 3D või 360 kraadi vaadatav ja ülevalt alt ka. See kunstitöö on hoopis midagi muud kui paberile teha. Et kuidas seda teha siis lastele niimoodi, et nad päriselt saaksid nagu mingi skulptuure luua ja siin tuligi siis appi see VR, et selleks ma valisin selle ja teine on siis see graffiti programm, et jälle selline asi, et neid graffiteid saab teha, aga võib-olla nad ei saa ennast niimoodi välja elada, nagu nad tahaksid, et tunni juurde käib alati see jutt ka, et teeme nüüd nii, et Põltsamaa tänavatele pärast neid tänavakunstitunde siin ei ilmuks igasuguseid asju, et ikka ja kui ilmuvad, siis palun kokkuleppel siis omanikega. Ma räägin hiljem ka võib-olla nendest murekohtadest ja soovitustest, aga nüüd ma läheks nende konkreetselt siis vaatame korra, mida ma siis kasutan, ongi see Sculptor VR. Me räägime tunnis ja vaatame videosi, kuidas pronksi valatakse ja kuidas marmorist kujusi saadakse. Ja seejärel räägime postamendist, sellest mõjust, skulptuuride mõjust ja sellest poolest. Ja siis ma ütlengi õpilastele, et nüüd te saate ise skulptuuri minna tegema, aga mitte siis pronksi valama ja marmorit tegema, et nad on näinud, kui keeruline see on. Ka savi on mingil määral ja plastiline, seda kombineerides me ikkagi teeme, aga need asjad on ikkagi väiksed, aga tõesti, et see mõju, et kui mu postament on ülisuur või ta on üliväike ja kuidas sa käid siis 360 kraadi ümber selle, et kuidas sa seda vaatad. Et see on hästi hea siis programmike, kus nad saavad siis seda katsetada ja proovida ja vaadata. Ta on hästi lihtne. Mina teen seda nii, et 6. klassis lihtsalt ongi selline skulptuur või VR-tund paralleelselt mõne muu tööga ja nad saavad lihtsalt selle kogemuse kätte, mis asi on VR-prillid, kuidas see töötab, kuidas see pult on ja saavad lihtsalt seal niimoodi lõputseda ja katsetada ja lihtsalt proovida. Ja nüüd 7. klassis, kus mul on selline skulptuuri teema suurem ja me põhjalikumalt käsitleme, siis nad saavad uuesti selle sama programmikese juurde tulla ja siis nad saavad minu käest juba konkreetse ülesande, et nad peavad seal looma siis erinevaid postamente tegema, nad saavad selle ühe liigutuse teha väikseks, suureks, tundma, kuidas seda mõjub, et siis seal on konkreetsed ülesanded juba 7. juures. Ja see on siis selline, et sa saad siin valida värve, erinevaid kujusi, millega sa siis hakkad seda skulptuuri looma. Saad isegi tellistest postamenti laduda, et ma olen ka seda sinna ülesandesse andnud, et lao postamenti tunneta, kuidas see erinev mõju siis eri suurustel töödel on. Ja töö saab ühe hetkega pisikeseks teha, suuremaks teha, neid dubleerida, et selline tore rakendus ja saad neid siis ümberringi vaadata, keerata, et annab siis sellise skulptuuriõppele siis sellise hea lisandväärtuse. Nii, ja siis päraspoole nad teevad siis ka figuuridega skulptuure, et kuidas siis, et seal on erinevad etapid, et siin on selline, üks on väga morbiidne, aga nad siis selgitavad ja räägivad ja siis ka me analüüsime siis erinevat pidi siis seda mõistet, seal dünaamiline, staatiline ja edasi, et siin. Aga järgmine programm on siis, mida ma kasutan nüüd 8. ja 9. Kui me käsitleme tänavakunsti teemat, kuna 8. on üks sama kooliaste, et mõni aasta ma teen 8., mõni 9., et siin on need koroona-aastad olnud, et siis ma olen niimoodi lükanud nii ja naapidi, et kõik saaksid teha. Ja siin on siis, tund on tegelikult ka 4 tunnist koosneb, paarist tunnid on meil. Me räägime tänavakunstist, vaatame videosti, räägime Banksist või Lõngusest, siin erinevad need tänavakunsti tegijad siis maailmas ja Eestis. Siis nad teevad ka visandid, me räägime sellest, et igal tööl on oma mõte, et mis sõnum see on, et mida sa tahad öelda, nii nagu see skulptuuri teemas oli see sõnum, mida sa tahad öelda, tööde pealkirjastamine. Siis teevad endast foto ja siis stencili jaoks siis prindime välja ja hakkavad seda lõikuma. Nii nagu ma siia kirja olen pannud, et siis paralleelselt seal tunni alguses me teeme mingi ühisosa ja nüüd, kui on juba see praktiline osa, see fotode tegemine ja see pool, siis klassi jaotan siis vastavalt õpilaste arvule 2 või 3.
ja paralleelselt nad siis käivad ka siis VR-prillidega siis päriselt neid graffiteid siis virtuaalmaailmas tegemas. Siin panin väikse sellise illustreeriva lõigukesse ka, et kuidas siis see näha on, et siin on siis üks õpilane või üks mängus sees olev õpilane siin siis nagu näha. See on suhteliselt realistlik selles mõttes, et sa saad vahetada neid otsikuid seal. Kui sa astud seinast eemale, siis see lehvik lähebki suuremaks, kui sa astud seinale lähemale. Jah, otsikud, siis need lehvikute otsikud saad vahetada, igasuguseid värve. Ja mis õpilastel meeldib ka kohti. Et see on nüüd siis see koht, kus nad saavad ennast välja elada, et minna siis päriselt tänavale, et seal on sildade alla või siis vagunid, ma ei tea, metrood, erinevad tänavad, et nad saavad siis valida, kuhu nad teevad seda ja kõik need igasugused hajutamised ja päris sellise hea tunde saab kätte. Sul on tegelikult see pult käes, aga oma käsi sa näed, et sul on spreipurk käes ja siis sa saad sealt ka siis neid otsikuid vahetada, värve ja kohti, kuhu sa siis seda teed. Ja õpilastele siis väga-väga meeldib see. Ja me oleme erinevalt teinud, et nad siis kas ennem teevad mingi kavandi ja siis lähevad katsetama või siis niipidi, et nad on ennem katsetavad ära ja siis saavad mingi mõtte ja tunde kätte ja kuhu nad selle tahavad teha. Ja siis seejärel nad siis teevadki reaalse kavandi. Ja ma olen ka siis lubanud, et kui väga hea töö tuleb, et siis lähen vallavalitsusse ja ütlen, et äkki saab päriselt ka teha. Kui nad hästi ära põhjendavad, miks Põltsamaa mingisugune hoone vajab seda ja see kuulub siis linnale parasjagu. Ja 3.–4. tund siis teevad siis stenceleid. Siin on siis näha, kus nad on siis lõikunud neid ja siis spreivärvidega. Nii et pärast, kui nad teevad reaalselt spreivärvidega, siis nad ütlevad ka, et nad oskavad mul käest juba otsikuid küsida, nad tunnetavad seda, kuidas seda umbes kasutada ja nad on ise ka öelnud, et see on juurde andnud neile. Aga jah, et seinte peale ju ei saa teha, aga siis nad on selle kogemuse ka saanud. Nüüd, mida siis tähele panna ja mis on murekohad? Et murekohad on loomulikult klassi suurus, selles suhtes, et meie koolil on neid isegi palju, meil on 14 komplekti. Erinevad programmid maksavad raha. Need 2 programmi on meil tõesti kõigis 14 olemas. Ja seetõttu tuleb klassid lahku lüüa. Põhikooli astmes ma pean need isegi aeg-ajalt 3 tegema. Et mõnikord ei ole jah, kõigis 14 siis on mingid erilised probleemid ja siis vahest tuleb 3 lüüa. Seda murekohta aitab lahendada siis paaris tund ja teiseks siis ongi selline mõnus tervik ja saab paralleelselt teha. Annab mingi ülesande kätte ja siis nad nagu paralleelselt käivad vahetustega. Ja nüüd on see õpetaja ressurss ka, et mind ei ole ju 2 kohas ja meie koolis on see siiamaani nii hästi olnud korraldatud, et ma olen teinud seda koostöös siis haridustehnoloogiga, kellele ma ütlen, et palun selleks tunniks panna prillid valmis. Ta paneb need siis selleks kellaks valmis ja võtab siis seal ise tema õpilasi vastu ja mina saan siis klassis tunni sisse juhatada ja tegeleda nende õpilastega, jälgida kella, saata järgmised siis aulasse või koridori, kus nad parasjagu on. Nüüd aeg-ajalt meil juhtub see, et haridustehnoloogiga on meil täpselt ühel ajal tunnid ja just kogu õppeaasta seda ei saagi juhtuda mingite klassidega. Siis ma olen üritanud meelde jätta, ongi, et siis kas kui me 8. ei saanud, siis me teeme 9. et ma siis niimoodi kombineerin. Aga meie koolis on selline tore asi nagu juhtunud, et näiteks see õppeaasta sellist kohta ei olnudki, et ma ei saaks ühegi klassiga teha, sest meil on pidevalt praktikandid. Ja kuna me sellise IT ja küberkaitse suunaga kool oleme, siis meile tuleb neid ikka palju. Ja nad on ise ka sellest VR-ist väga huvitatud ja väga motiveeritud ja nendega siis praktikandid on vabad, nii et see aasta mul on tõesti olnud nagu kohe võtta, et see kell, see klass tuleb ja siis praktikandid on need asjad ette valmistanud. Et võt nii teeme meie seda. Ja mida see tundidel annab? Õpilastele väga-väga meeldib, see on väga-väga oodatud tund. Paljudel on see esimene kokkupuude VR-idega
eriti 6. ja selle ma olengi nii-öelda enda peale võtnud, et ma 6. kindlasti kõik klassid käiksid läbi, et kui neil hakkab seal geograafias või keemias või hiljem, et siis see asi on neile ka juba tuttav, et on lihtsam aru saada. Üksikutel õpilastel on ka kodus, aga nad on öelnud, et nad mängivad nendega, et nii äge, et nagu kooli asju saab ka teha. Ja ma panin siia sellise naljapildi ka, et mida see veel annab, et saab vältida siis sellist prügikasti päeva lõpus, et see on mul jah kunstitunni prügikast, klassi prügikast siis ühe tegusa päeva lõpus, et kui neid VR-prillidega kombineerida, siis mõnikord saab natuke vähemate vahenditega hakkama, et on natuke keskkonnasäästlikum ja selline tore vaheldus. Nii, kas ma, Kristjan, sain enam-vähem kõik rääkida või soovid sa midagi või keegi küsida? Seda ma oleks võinud muidugi kohe alguses öelda. Ühesõnaga, kui kellelgi on küsimusi, siis kirjutage chati, siis on neid lihtsam. Siim, aga sa võid otse ka unmute. Ma võin kohe küsida, Küsi, jah. Et muidu lihtsalt see kirjutades saab võib-olla pikaks. Et aitäh, Margit, selle huvitava ettekande eest. Ma mõtlesin, et kuna sul on nüüd päris palju ilmselt õpilasi läbi käinud nendest tundidest, et kas on muidu selliseid juhtumeid ka olnud, et need õpilased, et kui palju neid, kes näiteks siis prille kanda mingitel põhjustel ja mis need põhjused on, kui on seal mingid ajapiirangud või? Ma praegu korra hakkis, et kas mingitel põhjustel, et õpilased ei saa neid prille kasutada? Saime õigesti? Ja, just jah, et kuna sul on ilmselt päris suur valim juba selles osas, et kelle põhjal seda hinnata, et kas on olnud mingi probleem õpilastel, miks nad ei saa neid prille kanda ja mis need põhjused siis on tavaliselt? Jah, mul on üle 300 õpilase aastas ja siis tuleb 3-4 paralleeli 6. iga aasta peale. Ja tõesti, neid on palju läbi käinud ja need on väga-väga üksikud juhtumid, kus õpilane jääb klassi, ütleb, ma ei taha minna. Ja siis ma olen ikkagi motiveerinud, et aga mine sinna saali, vaata, mis seal on. Ja siis nendest üksikutest juhtumistest veel omakorda väga-väga üksikud juhtumid on, kus õpilane ikkagi ei olegi neid prille seal ette pannud. Ja põhjuseid on erinevaid, et mõnel on olnud kogemus enne VR-prillidega, ta ütleb, et ta läheb süda pahaks, et ta ei saa vaadata. Ja mõnel on, mul on natuke, võib-olla on tunne, et äkki see on kuidagi seotud, et selle hügieeni poolega, et ta ei taha panna seda oma näo vastu. Aga ma ütlen, need on hästi-hästi üksikud juhtumid olnud, aga ma ei saa öelda, et neid poleks olnud, et on väga vähe õpilasi, aga on tulnud ette. Ja ma võin siin rääkida nii palju, kui ma olen käinud tundides, mida on ka juba oma jagu siin 2-3 aasta jooksul kogunenud. On mõned tüdrukud tavaliselt kardavad, et neil jäävad näkku need randid prillide kasutamisest või neil on uhke meik tehtud ja siis nad arvavad, et võib-olla see taastamine võtab aega või rikub ära. Ja siis on, mida ma olen veel märganud, et kui tehakse neid VR-tunde asukohtades, kus teised õpilased liiguvad, näiteks, et koridoris ja võib juhtuda, et see tund siis lükkub sisse ka vahetundi, siis natukene tekib see moment, et on ebamugav, kui teised väljast jälgivad, aga mina neid ei näe. Et seda ma olen ka märganud, et osad õpilased ütlevad. Aga üldjuhul et kui on hästi disainitud rakendus, siis neil sellist peapööritust väga ei ole nagu VR-i karmidel algusaastatel, kus pandi kohe kuskile Ameerika raudteele sind ja hakkas paha, eks, et nad võib-olla neil ongi see kogemus ja nad mäletavad seda ja siis natuke nagu eelarvamus. Ja see on küll nii ja siis ma olen lapsi innustanud ja mul ei läinudki süda pahaks, et neil tõesti nad on kas siis mängudes kasutanud, kus ongi kõik käib niimoodi, et need koolirakendused pigem
jah, nad ütlevad, ei läinudki, kõik on hästi. Ja sellepärast meie väldime ka koridore, me pigem proovime ikkagi aulas ja saalis, sest üks asi on see, et sa pead nüüd seadistama need prillid ära ja kui mul nad vahetustega käivad, siis tõesti vahetund jääb sinna vahele ja vahepeal siis ära koristada need sealt koridorist siis ja siis uuesti tagasi häälestada, et see on jah selline koht, kus peab leidma sellise koha, vaikse koha. Jah. Merit Süving küsib, mis on see disainiprogramm, mis on keeruline põhikoolile, aga sa oled kasutanud? Ei ole üldse põhikoolile kasutanud. Ma ise vaatasin seda, kui haridustehnoloog mulle tutvustas selle erinevaid asju ja ma ise proovisin, katsetasin seda. Ei mäleta, et äkki Krista, sa tead, ma arvan, et see on Gravity Sketch. Gravity Sketch, just. Nüüd mul tuli meelde. Jah, see. Ma pärast hästi põgusalt räägin ka selle kohta, Merit. Okei, kas on veel küsimusi? Ja mis mulle jäi kõlama oli see, et asjad ikka, mida päriselt nii hästi teha ei saa, on see, millega VR lööb, et kas midagi, mis on liiga suur või väike või skulptuuri on keeruline teha või on kallis või vallamaja seinale väga ei taha joonistada või siis pead kiired jalad olema ja palju julgust on. Ja Põltsamaa linn on piisavalt väike, et kui mul iga aasta on üks 100 neid õpilasi, siis mitme aastaga siis kõik majad täis saaks, aga just, et nad saavad ennast välja elada seal Brooklyni tänavatel ja kus seal, mis kohad nad saavad valida. Okei, aitäh sulle, Margit. Kui on küsimusi ka, siis ole hea, kirjuta oma emaili aadress siia chatti, et siis kõik teised kunstiõpetajad või teised inimesed, kes tahaksid sult veel midagi küsida, saavad sinu emaili ära salvestada ja kirjutada. Nii, Kait, oled sa siin? Ma ei tea, kas nüüd on kuulda? Jaa, on. Aga üks hetk. Nii. Kas keegi saab äkki vastata, kas ma tean, kas ma kuulen need klappidest küll läbi? Jaa, mina võin rääkida. Kuuled? Väga hea. Jah, selles mõttes mul sellist klassikalist ettevalmistust praegu siin ei ole tehtud, et ma lihtsalt hakkangi pihta mingite oma mõtetega. Mis ma panin kirja oli see, et see on huvitav koht praegu, et lapsed kasutavad sama tööriista, mis täisprofessionaalid selles filmi- mängutööstuses. Ma ei tea, et niisugust asja tegelikult oleks olnud nagu varem. Et niisugune huvitav mõte. Tavaliselt ikka need programmid on niivõrd keerulised seal, et tekib mingi tohutu selline vahe siis, kus peab õpetama selgeks, aga praegu on tõesti seal juba algkoolis saad seda programmi kasutada, millega võid jätkatagi lõpuks. Muidugi on vahele vaja mingeid selliseid lisavidinaid, aga üldiselt sellega täitsa saab selle VR-i lihtsate programmidega väga kaugele tegelikult, et see on nagu huvitav. Ja see Gravity, et sellest tahtsin rääkida veits näidata. Teine oli see Medium, mis on veel sarnased, mis on veel lihtsam ja sarnasem sellele, mis enne läbi käis siin, kus klotse sai üksteise otsa panna. Ma mäletan seda programmi nime. Siuke lasteaia lihtsusega programm, aga saab igasugu trikke teha. Aga siis, teine asi ka, et seal huvitav, et ma ise kasvasin ka Graffitist. Üritasid midagi soperdada seinal, et hea oleks olnud, kui oleks kasutada seda. Ma oleks mingit sellisest häbipleki tegemata jäänud. Aga jah, sealt niimoodi, et läks, et joonistamisest läbi vaikselt digitaalsesse joonistamisse, siis uued programmid, mis tulevad, neid ikka peab alati kasutama, uurima. Ja nüüd samamoodi mitte ainult programmid, kui mingi füüsilised asjad, nagu näiteks VR, et alati saab proovida ja siis avastadki,
see on tegelikult tohutu võimas, et ma saan kasutada nüüd oma töö juures seda. Et kõik on omavahel seotud ja see graffiti asi tegelikult on hästi oluline, et läheb vaja jah. Ma vaatan nüüd, kas see tuleb ette, mul siin ilmselt. Jah. Nii. Okei. Vist ei ole näha, on ju? Praegu ei ole. See on alati enne oli. Huvitav, ma panen share'i ja siis ta nagu lukus siin praegu. Tehnikaga on alati nii, et peab olema valmis väikesteks ootamatusteks. Ja, okei. Aga nüüd? Nüüd on. Ja. Mul on 2 ekraani, ilmselt tahtis aru saada, kumba ta tahab võtta. Aga noh. Mida näha, jah? On näha seda ekraani mulle? Ja. Okei. Ja, et see, kui tavaliselt seda, see on siis mitte Gravity, vaid see Oculus'e Medium. See nüüd kuulub Adobe'le, aga see algul samamoodi lähenetakse hästi lihtsalt, et saad siin teha samamoodi mingid puid ja asju, nagu enne oli ka näidatud, aga see on naljakas asi on see, et kui tähele seda panna, siis tänu sellele, et see võimalused on piiratud, see hoopis nagu justkui tuleb kasuks hoopis. Et siin saab hoopis ükskõik, kuidas seda maailma endal siis avardada enam. Et nüüd tööriist ei ole siin eriti palju. Ja siis püüad siin leida mingeid selliseid midagi, mis nagu oma peas nagu tundub nagu huvitav. Ja mul on antud ongi, et samamoodi nagu nende laste nende programmidel, ma lihtsalt kasutan ainult mingid 2 tööriista siin ja see on nagu jätab sellise nagu mänguruumi hästi. Lihtsalt teinekord on, et kui mingid keerulised programmid, see kreatiivsust läheb täiesti kaotsi, et upud sinna tehnika või selle tehnilise poole peale liiga ära. Aga ma olen siin ja tihti ongi niimoodi, et näiteks päeva alustadki selle mõttega, okei, mul ei ole täna praegu mitte midagi peas, tühi leht ja siis lihtsalt proovid midagi ja läheb võib-olla mingi 5 minutit ja saab üpris
üpris sellise nagu huvitava asja valmis teha, mida pärast saad isegi printida, kui vaja on. Et lihtsalt, hästi lihtsad tööriistad, aga võimaldavad hästi palju. Et kui jah, natukene seda kvaliteeti juurde keerata, siis saab üpris selliseid sirgeid asju teha siin. Ja nagu ilusamaid, aga üldiselt ma väga siin detailidesse ei laskugi, lihtsalt, et saaks mingi huvitava ideega valmis ja liiguks lihtsalt edasi juba, kas mõnda teise programmi või niimoodi. Aga just, et saaks selle peast oma mõtted siia paberile ja selleks ei ole väga palju vaja seda tehnilist poolt siin teada. Ja üks, jah, enne kusjuures ma proovisin siin valmistada midagi ette, aga ei tulnud välja, aga ja sellepärast ma olin tegelikult hiljaks ka enne, et unustasin ära ennast. Tegin seda mingit lennukit siin natukene. Ja üks asi, mis hästi oluline on kuskil, mängutööstuses niimoodi on see, et ma vaatan seda, kas ma panin selle. See on ka eriti äge, et saab neid thumbnails lihtsalt vaadata lähemalt ja kaugemalt. See oli jah. Et mis ma enne avastasin, et mul algselt, kui ma kunagi tegin selle masina, siis see rämp või see trepp, mis siit üles läheb, see oli liiga järsk. Ma nüüd hakkasin vaatama, et ükski tegelane väga siit üles ei roniks. Aga see VR-is saad järsku ennast siia sama inimese juurde panna ja vaadata, et okei, et mul on nagu selgelt ümber vaja seda teha mingi teise nurga alla. Ja see on, et kui teeks seda kuskil paberi peal, siis ei paneks võib-olla tähele siukseid pisiasju. Et siin on kohe hea vaatad, paned ennast selle inimese nagu vaatesse, kes siit välja peaks tulema. Ja samamoodi ma enne mõtlesin ka seda, et näiteks filmitööstus on ka see ülioluline, et ütleme, et kui ma siit välja tulen, siis mis siis saab, kui päike võiks näiteks langeda, kui mingi valgustid võivad langeda, siis ma saan siin seda tehisvalgust kasutada ja nagu näiteks suunata siis seda õiget varju. Et selline mõte oli ka, et võib-olla mul need tiivad jäävad üldse liiga ette sellel asjal siin. Et sellised ennem ei näe neid, kui paned ennast selle inimese asemele, kes lõpuks peaks seda kasutama, kas siis on see filmides või mängudes, kes peaks kas siit minema sisse või välja. Et me ei tea neid probleeme, kui me oleme siin. Et selles mõttes VR on nagu suht asendamatu, teistmoodi väga ei saa seda kätte, seda infot. Et ma saan kohe siin selle inimese juures olla ja samas disaineri rollis ka, kes vaatab siit kaugelt, et oleks nagu näeks cool välja. Et see ongi, minu jaoks on see põhi siuke argument nagu. Ja samas ma endiselt kasutan neid tööriistu, nagu need lapsed kasutasid seal enne. Et selles mõttes on see müstika ikkagi, et profi tööriist ja siis ja samas selline mänguasi ühes käes. Et võib-olla raske, loodan, et ma saan nagu seda edasi anda, kui kiiresti ja kui võimas see tegelikult on. Et see praegu siin selgelt on see madala kvaliteediga, aga see ei ole oluline. Seda saab alati kõrgemaks saada, kui lihtsalt
ka see algne idee on oluline, et see töötaks algselt nagu hästi. Sest kui pärast hiljem tuleb välja kuskil seal, et okei, et üks on vaja ümber ehitada, sest et mingi valgus ei pruugi siin hästi paista, siis see on tohutu kaos. Nagu. Kas enne katsutada VR-is. Nagu. Vot. Jah, aga ma ei tea, palju seal aega on ja kas mingeid selliseid, millest ma võiks veel mainida midagi. Ja kas mind üldse kuulda on, ma ei tea. Mul on küll mõned küsimused, ma ei tea, kas keegi on veel kirjutanud chati ka, aga esiteks, kui palju sina kasutad oma töös VR-i ja mis tööd sa teed? Mis tööd sa teed? Ja siis kui palju kasutatakse üldse selles industris VR-i sinu siis kolleegid? See sõltub sellest ülesandest reaalselt, et kui on, ma üritan alati kasutada seda, et näiteks jah, kui on selline ülesanne, et on vaja, kui seda lennukit ei ole konkreetselt vaja disainida, aga on vaja näiteks mingi selline nagu tavaliselt tehti lihtsalt hakati käsitsi joonistama seda, kui mingi ülesanne näiteks ette, et meil on vaja mingi tüüp läheb, ma tean, et näiteks kõik Star Warsi tegelased praegu, need, kes teevad Star Warsi, kõik need Obi-Wani seeriad ja kõik need praegu järjest välja tulevad, nendel on VR kogu aeg nagu kaasas, sest nemad peavad üpris tihti tegelema väikeste settidega seal, et ütleme, et mul ei ole praegu siin mingit tegelast, aga üks moment, võtan selle mirrori maha. Et kui see on, ütleme, et siin on mingi tegelane. Natuke seda ei näe eriti tegelase moodi välja. Jah. Jah. Nii. Et ma alati vaataks läbi seda tseeni, mida ma peaks hakkama disainima, ütlema, kui vaja seda disainida, siis ma kasutakski seda kõigepealt nagu visandina, et ma ei teeks seda, ma joonistaks nagu flatis 2D-na seda, või teeks seda VR-is. Ja siis ma saan seda korrigeerida absoluutselt hetkega. Et kas seda tegelast kuhugi üles või alla või see valgus langeb. Et see kõik käib järsku ülilihtsalt. Ja pigem see ongi see staadium, kus ja, see on see algus. Täna kasutatakse VR-iga üldse sellises nagu ongi kontseptsiooni loomisel pigem. Ja teine asi on see, et minu arust on siin, kui oli see Gravity Sketch, siis on see, ma korraks vaatan, see vist oli Gravity's, kus sa saad seal on olemas need nagu mannekenid, mis sa saad siis kuhugi istuma juba panna, ei pea ise joonistama neid isegi, et see on hea. Aga teine asi, mida ma siin ise teen, ongi see, et okei, et üks töö oli, mis võib lihtsalt siin olla. Aga teine näiteks ülesanne, mis võib tulla, on see, et okei, aga disaini nüüd see kogu lennuk. Rääkides Star Warsist, siis niimoodi ongi, et ma just peaks tegema selle isegi seest selle siin valmis. Et ma saan väga lihtsalt siia sisse minna hakata, siis resolutsiooni peaks muutma, aga
et ma saan hakata seda siit samast disaini võib-olla. See on nagu visandamise koht praegu. Ja ütleme, et ma saan panna siia mingisuguse ekraani näiteks, et kui ma välja tulen, siis ma saan näiteks siia mingise loo panna ennem, kui ma välja siit tulen, et see disainid justkui enda ümber kõike seda, mis on nagu, mis on nendele järgmistele tegelastele, ütleme, et need, kes peaksid tegema, filmi inimestele on see tohutu ajavõit, et nad ei pea arvama, et me siin tegid, et tegelikult see visandid on kõik siin olemas juba. Ja kui see töötab, et okei, et ma saan siia vaadata välja, kõik on nagu hästi ära disainitud, siis ma võin edasi minna näiteks Photoshopis siin mingid boldid ja kruvid disainid. Praegu hetkel ei ole seda vaja lihtsalt, et see on selline nagu visandamise koht. Aga edasi saab ka veel detailideks minna, et näiteks võin selle käepideme, mis seal sees väike käepide, ma teinekord teen seda siin ka, siis samas programmis. Lihtsalt mul on isegi tehtud mulle, et siis ma võin kiiremini näidata, et selle asemel, et nullist teha kõike, siis disainid midagi ette ära ja siis pärast hiljem kasutad seda uuesti, näiteks siin on mingi käepideme sarnane asi. Ütleme, siis läheks siia, siis mingi selline natukene kõrgemaks panema seda resolutsiooni. Urmes küsib, kuidas resolutsiooniga on, kas kannatab kõrgeid miljoneid polisid? See natuke kaval olema, et ma võin need miljonid siia selle lennuki peale ära raisata ja siis ma ei saaks enam teha seda ühte väikest käepide siin. Aga samas ma saan selle nagu uue layeri peale panna selle käepideme niimoodi, et ma seda lennukit ei puutuks. Ja siis ma saan seda edasi minna nagu detailsemaks. Et natuke peab seda mõtlema, et ta ei ole selline lõputu, et sa pead arvestama, et võib-olla jah, et iga objekt eraldi layeri peal. Ja kui reaalselt tahad midagi detailselt ette võtta, siis täitsa uus fail või ennast. Kui ma lastele näitasin, see oli see koht, kus nad väga hästi aru saanud, siis neil jooksis vahepeal kokku seal ühe mingi pisike kuubikaga oli mingi mitu miljonit polügooni, seda oleks vaja, seal võiks olla 4 polügooni, kui on lihtne kuubik on, et seda siis nagu, see on ainuke asi, mis on see probleemne koht, aga kuna see on nii lihtne programm, siis nad peavad kuidagi nagu mingid, muidu läks jah liiga keeruliseks, kui seda paremini nagu kontrollida, aga see on üpris hästi ikkagi, see on üpris nagu aru saada. Okei. Ja on kellelgi küsimusi, midagi tahad uurida? No ma muidugi praegu üpris kiirelt seda näitan, et siin saab mingit värvi ja seda materjali valida, aga üldiselt see on sketši pool ja edasi läheb siis juba natuke keerulisemaks. Aga teinekord piisab, et kui saadad inimestele selle edasi, siis nad on päris rahul juba. Et ikkagi super hea tööriist, et ma võin lihtsalt siin kiiresti selle Gravity'ga nagu näidata, et lihtsalt ära mingi 5 minutiga võib-olla tegin mingisuguse enne sarnane programm, aga ta on natuke kergem, et siin saab nagu rohkem mudelda asju, et kui tahad rohkem detailidesse minna, siis siin annab seda teha. Või vastupidi, mitte detailidesse, aga tahad mudeldada midagi,
siis. See enne oli skulptuur. Et noh, siin on jällegi see pool, et kusjuures see valge asi, tegelikult see oligi see mingi lennuki disain, aga sellest kujunes hoopis mingi telk välja, et siin võib nii, need mõtted võivad nii kiiresti nagu muutuda. Ja mis on jällegi see suur boonus, et muidu kui ma oleks seal paberi peal teinud seda lennukit, siis olekski jäänud lennukiks, aga nüüd tuli midagi muud siin välja. Et jah, et neid, siin on natuke rohkem tööriistu, aga sellepärast siin tänu sellele saab natuke rohkem, aga ja õppimise kurv on natuke keerulisem muidugi. Vot. Kas Medium on Questile ka saadaval? Ei ole, eks? Mediumit ei ole, sest et see probleem ongi, et liiga raske nagu tehniliselt, mitte kasutajasõbralikkusest, vaid et seal on mitu miljonit polügooni vaja ringi jooksutada, siis selleks on vaja seda suurt masinat, aga sellel Gravityl, kui nad on nii kerge, siin on ainult loogika on teistmoodi, siis see on jah Questi peal ja seda igal pool kaasas kanda, mis on hea suur boonus. Gravity on natuke kohmakas. Mitte Gravity, see Medium. Skulptimise oma, jah, see Medium. Et ta on nagu see clay, ehk siis savi, ta üritab savi siis jäljendada, aga see on lihtsalt masinatele, see on natuke keeruline. Et siin jah. Aga ja ma pigem nagu ma olen näinud, et kasutatakse rohkem seda Gravityt siis. Järjest rohkem on pannud tähele, nagu, et Gravity peaks olema tasuta kättesaadav ka vist kõikidel Questidel. Jah, no seda enam. Et jah, väga hea, seda tõesti saab ükskõik, seda ei pea ainult nagu, ma ei tea, kas siin sai vist, ei saanud, okei. Ma mõtlesin, kas siin sai värvida ka, aga see on vist rohkem ainult mudeldamisele. Aga jah, selle saad eksportida välja kuhugi mujale ja jällegi jätkata. Vot. Et ehk oli aimu sellest. Aitäh, Mait, kui kellelgi on mingeid küsimusi, siis saate veel küsida. Ma räägiks ise põgusalt veel nendest rakendustest ja kust on vaadata infot, mis rakendusi on seadmetele saada. Kait, ole sina ka hea ja jätta oma kontaktid chati. Teeme nii. Kui inimesed soovivad ühendust võtta, siis saavad sulle kirjutada. Aitäh! Ma jagan nüüd enda ekraani ja näitan ka mõnda asja. Okei. Nii. Esiteks seda, et kes ei ole veel teadlik, ei ole kohtunud meiega või kellega minul ei ole olnud võimalust kohtuda, et mina tulen sellisest ettevõttest nagu Photoglass ja meie arendame hariduslikke VR-mänge keemia ja füüsika jaoks ja eelkõige just 8. ja 9. klassi jaoks.
8.–9. klassi teemade kohta, et iga õpimäng on umbes pool tundi pikk ja on siis erinevatel teemadel, kas põgenemistoad või sellised levelitega VR-mängud, kus õpid uusi asju. Aga tänase teema kontekstis, kus meil on just kunst fookuses, et meie kunsti jaoks ei tooda hariduslikke rakendusi, need on need, mida täna Margit ja Kait tutvustasid, aga me oleme loonud ka sellise lehe nagu Educational VR Games, kahjuks eesti keeles seda kättesaadaval ei ole, et see on ainult meie ingliskeelse veebilehe blogis, blog Educational VR Games, ja me oleme koondanud siia erinevaid rakendusi, mis on kättesaadaval nendel peakomplektidel, mis täna on põhiliselt koolides kättesaadavad. Et kui Kait kasutas seadet, mis oli juhtmega arvuti küljes, nagu ta ütles, just selle jaoks, et see meedium tarkvara on natuke nõudlikum VR-seadmele, siis tegelikult üldjoontes koolidel on kasutusel peaasjalikult kas MetaQuestid, mis on siis endise nimega Oculus Quest seadmed, kas siis valget värvi või musta värvi, või siis need Pico Neo 3 seadmed. Ja selle jaoks, et õpetajad teaksid, mis rakendusi nendele seadmetel on saadaval, siis saate siit samast sellelt lehelt vaadata. Ja siin on kunsti kohta täitsa eraldi alamkategooria. Korra segan, mina näen ikka Kaidi ekraani, kas teised näevad ka ja kui mina slaide näitasin, kas siis ikka minu slaidid olid näha? Kas sa jagad ekraani praegu vist? Mina jagan ja te vist saate valida, et kelle oma te näete. Või võib-olla Kait, sa saad kinni panna. Aga Margit, sinu oma oli küll näha, et mina vähemalt nägin. Ja. Nüüd tuli fotoklass, nüüd näen. Okei. No võt, ega põhiline oligi see, mis ma näitasin, et meie kodulehel on Educational VR Games, siin blogi veerus, ja siis siin on igasuguseid erinevaid rakendusi, algab keemiaga, on õppeainete kaupa, on loetletud ja siis on kirjas ka, et mis nad maksavad ja kus kui vajutada siin näiteks mingile lingile, siis on näha. Ja no tõmmata saate selle rakenduse siis prillidest. Aga mis puudutab kunsti, siis kunsti jaoks on siin näiteks TiltBrush, mis on Google'i oma rakendus ja OpenBrush, MultiBrush näiteks on hästi sarnane sellele, aga seal saab mitmekesi olla ühes stseenis ja joonistada, see on väga vahva ja see on saadaval kusjuures ka Pico seadmetele, see rakendus. Siis on kunsti ajaloo kohta mitmed, on see Kingspray Graffiti, mida tutvustas Margit, Painting VR, mis on maalimine, hästi nagu tõetruult tehtud ja selliselt, kuidas ma ütlen, et ka kehvadel on tunne, et nad tegelikult oskavad, nagu näiteks minul, kes üldse ei oska joonistada, siis tekib täitsa tunne, et saan hakkama küll. Siis Color Space näiteks on, kui te kujutate ette 3D värviraamatut, siis sa oled selles stseenis sees ja siis pead andma värve erinevatele objektidele. Et võib-olla siis, ma ei tea, Margit, kas sa seda oled proovinud, aga see on veel noorematele sobiv, nii nagu värviraamatud on pisikestel tavaliselt esimesena, siis seesama Color Space on hästi lihtne ja hästi kiiresti saad enda ümber nagu kõik värviliseks luua. Siis on siin see sama Sculptor, mida tutvustati ja Gravity Sketch. Ma selle Gravity Sketchi kohta näitaks, et ma kunagi ise tegin ühe tunni kava selle kohta, kus nii nagu Kait ka ütles, et saab eksportida ja välja printida. Tegin siukse hästi lihtsa, ma ei teagi, mis see on, ütleme, et see on karikas. Karika modelleerisin seal valmis, mis käis väga kiiresti, kuna mul ei olnud võib-olla sellist väga suuri nõudmisi ise endale, siis kõik see modelleerimine sellise tükile võttis seal võib-olla 5 minutit. Ja siis ma eksportisin ta välja
ja siis 3D printisin. Ja selline võib-olla projektõppeks nagu sobiv. Ja siis ma kirjutasin selle protsessiga 9 tunni kavaks kokku, et siis õpetajatel, kellel on koolis VR-seadmed, on võib-olla lihtsam seda järgida ja kasutada siis seda rakendust õppetöös. Ja nüüd me sujuvalt jõuame siia teemani, et ma võtsin selle lahti Facebookis sellisest keskkonnast nagu virtuaalreaalsus või sellisest grupist nagu virtuaalreaalsus hariduses. Ja siia on kokku kogunenud Eestis paljud õpetajad, kes siis kasutavad VR-seadmeid või kellel on huvi VR-seadmete vastu. Ja ma soovitan ka teil, kes siin veel ei ole, võtta Facebookis, no näed, siin. Ja hakata siin liikmeks, et siin info liigub ja ma olen loonud ka siia mingid kategooriaid, no näiteks ongi, et tunnikava. Ma vaatasin, et siin samas tunnikava kategoorias oli ka selle, need kunstiajaloo mingi rakenduse kohta on tunnikava, siis ma vaatan, et Rainer Põltsamaa koolist on selle sama Graffiti kohta vist kokku pand tunnikava. Et ei peaks ise nullist jalgratast leiutama, vaid võiks võtta mõne tunnikava ja vaadata, kuidas siis teised õpetajad on kasutanud erinevaid hariduslikke rakendusi. Ja väga muud ei olegi, millest mina oleks tahtnud täna rääkida. Kas on mingid küsimusi? Jah. Ma kuulen ennast, et questid ilma juhtmed, et ma promoks ka pigem neid ja ma küll, et seal seda meediumit ei ole, aga see ei ole suur kaotus, sest ma pigem nagu läheks sinna Gravity sketši peale ja pigem kasutaks juhtmeta neid, kui ohverdaks selle, et okei, ma võtan selle meediumi, aga siis ma pean kandma seda asja. Et see on veits, mulle tundub, et see on selline jalgu jäänud juba ajale, et Gravity ja ilma juhtmeteta asjad, see on nagu see samm edasi jällegi, et pigem prooviks sinnapoole vaadata. See meedium ka kunagi järgi jõuab sinna. Jah, käib. Jah, ja tegelikult on ju Metal ka tulemas aasta lõpus tõenäoliselt üks uus peaseade, mis siis on võimekam kui see Quest, aga tõenäoliselt ka kallim. Et selles mõttes sõnum võib-olla koolidele on selline, et see sama valget värvi Questi seade on veel mõnda aega väga sobiv ja see seade, mis siis uuesti tuleb ka turule, pigem ei olegi mõeldud sellise kasutuse jaoks, et ta on nagu professionaalne tööriist rohkem, Cambria nime kandev ja nende igasuguste suurte tehnoloogiakompaniide väljaütlemistega, kuna miski tuleb tavaliselt ettevaatlik olla, et kui öeldakse, et see on sügis, siis see võib olla, et sügisel alles öeldakse, et nüüd tuleb, mitte et ta päriselt ka lettidele jõuab ja seda osta saab. Vot, kui praegu küsimusi ei ole, siis mina tänan kõiki ja jätan enda e-maili ka siia. Ja alati võib kirjutada. Ma saadan e-maili ka kõikidele, kes registreerusid, kus on kõikide esinejate kontaktid ja on siis järelvaadatav ka see veebiseminar. Ja kirjutage julgelt, kui tahate nõu või midagi küsida ka suuremalt võib-olla VR-valdkonna kohta. Oodetavasti oskan vastata või leian kellegi, kes oskab vastata. Aitäh kõigile! Jah, tänan! Järgmiste kordadel. Jah, tšau! Aitäh!